Kuidas eristada, millal on mõistlik arsti juurde pöörduda, kas lihtsalt kolesterooli numbrist piisab või peab veel midagi silmas pidama? No kindlasti kardiovaskulaarset riski, aga on üks kindel kolesterooli number, see on LDL kolesterool või halb kolesterool üle 5. Vot siis peaks kindlasti hakkama seda inimest tõsisemalt uurima. Kõigepealt, et isegi sellisel taseme juures me määrame madalmaade perekondliku hüperkolesteroleemia siis skoori ja kui see skoor on üle 6, et siis kindlasti tuleb väga tõsiselt seda patsienti uurida ja isegi geenianalüüs teha, et kas ei ole tegemist perekondliku hüperkolesteroleemiaga. Aga kui see kolesterool on madalam, on ta seal kuskil 4–4,5 juures, siis kindlasti me peame vaatama skoor 2 baasil, mis on siis Euroopas tunnustatud kardiovaskulaarse riski hindamise instrument ja enne oli see ainult kuni 70 eluaastani, nüüd on ka üle 70 eluaasta, kuna inimesed muutuvad järjest eakamaks ja tegelikult need lupimise tasemed ka vaiksemalt arenevad, ühesõnaga siis ka eakamatel inimestel väga sageli ei ole mingit südame-veresoonkonna haigust, aga siis ikkagi, et millises vanuses, et kuna, kas neil on vaja hakata kolesterooli langetama. Aga see sõltub juba kõik sellest, et mitte ainult kolesterool, ka veresuhkur, ka vererõhk ja ka pärilikkus ja muud riskitegurid kokku. Täname teid, doktor, nende huvitavate mõtete ja kasulike nõuannete eest. Suur tänu ja tervist kogu südamest!